Milline lugu sinu enda repertuaarist on parim? Oi, seda ma ei suuda vastata. Mul on väga suur repertuaar. Ma olen olnud väga pikalt laval. Mul saab sel aastal 20 aastat lavategevust, mida ma kõik ei oleks vähemalt korra kuskil laulnud. Ma ei oska öelda, et oleks olemas mingisugune absoluutne lemmiklaul. Mitte kunagi seda ei saa olla. See võib muutuda, see võib olla natuke aega üks ja siis teine. Ja praegu ma võin ainult valida vahest selle järgi, et millist laulu on mugavam laulda ja milline on tüütum. Ainult selle järgi. Isiklikult tõesti ma jätan selle küsimusele vastamata. Aga millist laulu on mugav laulda? Mugav on laulda vastavalt mingile päevale mingit laulu. Reeglina sellest, mis ei nõua erilist pingutust, milles on piisavalt sellist emotsiooni, mille näitlemisega sa hakkama saad ja mis ühel või teisel puhul tundub olukorra ja sinu enda meeleoluga haakuvat. Ja vastavalt siis raske laul on see, mis on vokaalselt liiga nõudlik, mis nõuab kohutavalt head vormisolekut ja millega ei julgeks näiteks oma kontserti alustada. Et sa teed kõikvõimalikke asju, et sa juhid saateid, sa oled õhtujuht, sa musitseerid, surfad seksisaitidel, maalid, pead blogi, et kus sa nagu selle aja võtad, et kõige sellega tegeleda? Kus me kõik aja võtame, aeg võtab meid. Meil pole midagi võtta, kui oma päeva natukenegi planeerida, siis saab kõigega hakkama elus. Millist tegevust nendest sa kõige rohkem naudid, kas laulmist või maalimist või? See on täpselt samuti sõltub vastavalt olukorrale. Kui on hea päev, kus ma olen korralikult välja maganud ja mul on orkester hääles ja mul on mingi tore kontsert, siis ma erakordselt tunnen ennast muusikuna ja naudin seda väga. Aga vahest mulle meeldib jällegi minna paariks nädalaks kuhugi luku taha ja mitte kasida ennast ja mitte sugeda ennast, vaid istuda nii, et keegi mind ei näe ja teha mingisugust räpakat tööd, mida siis näiteks maalimine sisuliselt on. Aga vahest on ka väga hea seksisaidil olla. Aga kas sinu jaoks näiteks on see ka oluline, et näiteks kui on vihmane ilm, et siis sa pigem maalid kui laulad? Pigem vastupidi, sest et minu korteris on selline valgustus, et vihmas ilma puhul mul on natukene hämar seal. Ma olen pannud tähele, et kui on hommikuti väga hea päike, siis mind kisub nagu mitte õue mürama, vaid pigem maalima. Et sa oled lava jaganud väga paljude Eesti artistidega, et kas on keegi, kellega sa seda veel teinud ei ole, aga sa tahaksid temaga ühel laval üles astuda? Ausalt öelda eriti ei tulegi pähe ühtegi artisti, kellega ma ei oleks ühel või teisel puhul koos, ütleme mitte küll nüüd duetti laulnud, aga ühel kontserdil esinenud. Näiteks praegu kõlav Virve Köster, temagagi saab täna vist teha debüüdi ühel laval, kuigi ta on käinud mul saates. Ja rõõm on ka see, et noored Eesti artistid on hakanud hindama sellist big bandi muusikat, mis kindlasti 10 aastat tagasi ei olnud nii trendikas, kui ta on praegu. Ja rõõmuga võin öelda, et vaata, et kõik noorema põlve paremad lauljad on vähemalt korra ka minu orkestriga käinud esinemas ja paremad neist käivad statsionaarselt ka edasi. Milline lugu peaks selle saatesarja võitma? Parim peaks võitma. Tegelikult mina, kui mulle saadeti see esimene list kõigist neist lugudest ja paluti teha selline valik esialgne, mina keskendusin ainult Eesti lugudele, sest et ma avastasin, et 1/3 lugudest, ka nendest, mis olid reklaamitud kui lihtsalt Eesti lood, on tegelikult välismaa päritolu. Alates siis päris vanadest rahvalauludest, nagu Kas tunned maad, mis on eks ole tegelikult Prantsuse meloodia, palju saksa õllelaule, mis on Eesti rahvalauludeks moondunud ja ka sellist 20. sajandi popmuusikat. Väga-väga palju laule, millest eestlased sageli ei teagi, et need ei ole Eesti laulud, vaid on tegelikult näiteks Ameerika päritolu hitid. Mina aga oleksin panustanud tegelikult ühele loole, mis vist ei saanud edasi finaali. Selle loo kirjutasid kaks noormeest, üks oli 18, üks 19-aastane, 125 aastat tagasi. See lugu on Õrne ööbik
ja mulle isiklikult see kohutavalt meeldib ja seda annab töödelda väga mitmeti igal ajastul ja tal on kuidagi väga universaalne kõlakeel ja kes siis seda lugu ei teaks ja minu arust on natukene kurb, et ta ei pääsenud edasi, sest et ega liiga palju on natukene minu jaoks uusid selles saates ja sa ei saa ikkagi panna kõrvuti mõnda lugu, mis on, ütleme, praegu populaarne, mis on kirjutatud 2 või 5 aastat tagasi ja millest keegi ei tea, kas järgmine põlvkond seda lugu enam üldse mäletab ja jätta välja üks lugu, mida tegelikult juba, ütleme, 4 põlve inimesi sõltumata nende muusikalisest kuulmisest mingil määral teavad.